Tere, siin siis podcast Minu avalikud salamõtted. Täna on siis 24. märts 2026. aasta. Ja ma teen oma podcasti siis siit mitte oma, aga ükskõik, see ei ole enam kuulajamure, et kas on päris oma või mitte. Aga ma teen seda siit tovi pealt ja nagu sa näed, siin on päris kena ilus ilm täna. Ma viibin nimelt ju Lõuna-Ungaris, ma ei ütle täpsemalt kus, sellepärast et võib-olla kui mul peaks olema mingisugused vihavaenlased, siis nad tuleksid ja leiaksid mind siit üles, vaid kuigi see on mitte väga tõsiselt öeldud, aga minna sa tea. Ühesõnaga siis ma olen siin Lõuna-Ungaris ja teen seda podcasti Minu avalikud salamõtted, et see on ma püüan nii, et ma teen igal nädalal ühe episoodi, aga kui mul see mõnikord ka ei õnnestu, siis sa ära pane tähele, küll tuleb siis pärast hiljem. Praegu on niimoodi põhimõtteliselt nagu interval nagu veelgi suuremaks läinud, kuskil 8 päeva on keskmiselt vist interval minu erinevate episoodide vahel, see tähendab 7 päeva ehk 1 nädal pluss 1 päev, aga see selleks. Nii et kui sa oled seda juhtunud seda podcasti vaatama ja praegugi vaatad ja kuulad seda kuskil kas või autosõidu ajal või ükskõik kus, et siis soovitan, et telli see podcast, jaga sõpradega, kommenteeri ja märgi need episoodid meeldivaks, sest nii sa teed algoritmidele võimalikuks selle, et nad viivad minu episoodid võimalikult suurema hulga kuulajateni ja vaatajateni. Eelmises episoodis mul olid siin tehnilisi apse, ka praegu alustasin seda episoodi juba teist korda, siin ilmselt on põhjus selles, et ma kasutan Camo Studio tasuta versiooni ja kuna minule tegemiste eest selle tõttu, et mul on piisavalt vähe vaatajaid ja kuulajaid ja tellijaid veel vähemalt, et tänu sellele siis ma mingisugust raha ju YouTube'ilt ei saa. Muidugi sa võid selle võimalikuks teha, kui sa tellid ja võimalikult rohkem inimesi, kes vaatab praegu seda podcasti, tellib seda kanali ja siis teeb selle kättesaadavaks kõigile teistele ka ühtlasi sel teel, et tellib. Ja kui juba piisavalt suur hulk tellijaid kokku tuleb, siis võib-olla ma saan mingit rahad ka, siis ma saan võib-olla Camo Studio seda Pro endale osta ja siis võib-olla ei tule neid apse. Praegu ma loodan, et ei tule apse, aga mul on hakanud kujunema üks teatav arvamus, et kui ma liiga pikkade videolõikudega teen, siis ma nimelt teen niimoodi, et ma teen lõigu valmis ja siis lähen järgmise lõigu juurde ja need on eraldi videoklipid, siis mis tuleb kokku pärast panna ja siis sellest saab kokku üks saade ehk episood. Aga ma praegu ei lähegi sellega katkendiga nagu kaugemale, sest muidu võib-olla jälle tuleb aps. Nii et ma aitan praegu välja siit ja loodan, et kõik on korras. Nii ongi mulle selgeks saanud, et üle 5-minutilisi klippe ei maksa teha tasuta versiooniga, nii et tulebki saateid edaspidi niimoodi teha, et kuni 5 minutit klipp ja siis need pärast omavahel ühendada üheks suuremaks failiks ja siis üles laadida. Nii et jah, aga siis hakkamegi pihta ja teemegi niimoodi. Ma olen oma viimastes episoodides just keskendunud erinevalt oma varasematest saadetest siis just Ungari probleemidele ja Ungari küsimustele. Sest teatavasti on 12. aprillil tulemas ju Ungaris valimised ja need valimised on võib öelda lausa maavärina sarnaseid liikumisi põhjustamas ka Ungaris, sest
palju on neid inimesi, kes loodavad, et lõpuks ometi vahetatakse välja Orbani režiim, nad nimetavad seda režiimiks, kas see on režiim, selle üle me võime, sellel teemal võime kunagi rääkida, sest need on niisugused sõnad nagu režiim ja muud sellised asjad, paljudel puhkudel mõned inimesed kasutavad neid nagu sõimusõnu, aga see ei ole meie ülesanne määratleda ka täpsemalt, et mis asi see siin Ungaris on, seda enam, et tegu on niisuguse inimesega minu näol, kes eriti ei usu nagu selliseid väiteid, et sõnad otsustavad kõik, et sõnad on need asjad liikuma panevad jõud. Tegelikult nad on muidugi väga tähtsad, sest ilma sõnadeta on inimesel raske mõtelda, aga mitte mõtelda, niimoodi mõtelda, verbaalselt mõtelda nimelt küll, aga kõik mõtlemine ei ole verbaalne mõtlemine aga me ei räägi praegu sellel teemal. Nii et ühesõnaga jah, et siis Ungari teemad, valimised tulemas, 2 kandidaati, kes on kõige olulisemad, kui see ei ole varemalt teada saanud veel seda, et on Viktor Orban endiselt Fideszi juht, kelle all on paljud märgid näitavad, et maapind tema jalga all on nagu värisema hakanud, et enam tal nagu nii suuri lootusi ei ole uuesti võimule tulla nagu varemalt. Tal on kerkinud üks suur konkurent, tema nimi on Peeter Madjar, ja kes on ka kunagi olnud Fideszi liige, Fideszi isegi üsna tähtsal positsioonil olnud tegelane, kes siis oli ka omaaegse justiitsministri, naisjustiitsministri Judith Varga mees ja nüüd on lahutatud, kusjuures olukord ongi niimoodi, et 2 aastat tagasi umbes, ümmarguselt 2 aastat tagasi toimus siis Fideszis selline lõhenemine, et üks teatav grupp inimesi või esmajoones Peeter Madjar läks siis vasakpoolsesse või liberaalsesse meediakanalisse Partisan esinema ja võttis sõna Fideszi vastu ja seal sai alguse liikumine, mis on siis suunatud Fideszi vastu, kusjuures paljud on seda nimetama hakanud on olemas ju vanad vasakpoolsed ja on olemas uuemad vasakpoolsed nüüd, aga see on üldse küsimus, kas Peeter Madjari poliitilist suundumust võib nimetada vasakpoolsuseks või on see midagi muud. Paljud arvavad, et see on parempoolsus, ja paljud inimesed mõtlevadki niimoodi, et tegelikult ei olegi väga suurt vahet, kas valida Viktor Orbani või Peeter Madjari vahel, aga mina seda muidugi niimoodi ei arva. Aga nüüd ma jälle siis katkestan selle klipi ära, sest 5 minutit saab täis, et tuleks korraliku kvaliteediga video. No nii, mis Peeter Madjarisse puutub, siis Peeter Madjar on, nagu ma ennem ütlesin vist, et ta on endine Fideszi poliitik, lausa Fideszi funktsionäär, tema abikaasa oli justiitsminister, naisjustiitsminister Judith Varga, kellest oli lahutatud selleks ajaks, kui ta Fideszist lahku lõi. Ja tema lahkulöömine Fideszist sai alguse sellest, et ta läks juba üle 2 aasta tagasi ühte niisugusesse vasakpoolsesse meediakanalisse rääkima nagu Partisan, ja kus ta siis kritiseeris avalikult esimest korda Fideszit ja Fideszi sees toimuvaid protsesse ja neid seadusetusi, mis tema silmis siis Fideszi seespool toimub. Ja see tekitas muidugi kohe kõmmu ja ei olnud tal üldsegi
plaanis, et ta midagi uut või mingit uut erakonda alustab ja lõpuks kukkuski niimoodi välja, et siiski ta asutas uue erakonna, õigemini mitte ei asutanud, vaid ta võttis üle väikse erakonna, kes siis tegutses enam ei tegutsenud, kunagi püüdis tegutsema hakata poliitilisele tasandil ja kuskil oli registreeritud kas siis Töndiasi linnas või Egeri linnas, ma täpselt isegi ei tea, igatahes Hevesti komitaat, seal siis ta oli registreeritud ja praktiliselt ei tegutsenud enam, aga registris ta oli olemas ja ostis selle väikese erakonna, mitte tegutseva erakonna ja siis sellest kasvas niisugune erakond lõpuks, mis võib konkurenti pakkuda siis Fideszile. Ja et miks Tissa nimi on hea, Tissa on muidugi selles mõttes hea nimi, et see seostab omaaegsete selliste aristokraatide perekonnaga, kelle perekonna nimi oli Tissa ja kes on olnud poliitilised juhid. Muidugi on ka negatiivsust nende taga aga nendega seotud, aga kuidas kellegi silmis, mis on negatiivne. Igatahes üks tissadest oli siis see, kes siis viis Ungari esimesse maailmasõtta, kes andis nõusoleku, mitte vaid nõusoleku Austria keisrile, Austria-Ungari keisrile, Austria keisrile ja Ungari kuningale siis, et Ungari ei ole vastu sellele, et ta alustab sõda Serbiaga. Esimese maailmasõda algas ju teatavasti niimoodi. Et mil määral see seostub siis eluga tänapäeval, et vägagi palju tegelikult, kui me nüüd jälgime tänaseid sündmuseid, siis on samuti sõja teema eriti aktuaalne ja mitte ainult aktuaalne, vaid lausa käega katsutav. Kuigi õnneks näiteks Eesti ei ole veel sõtta sattunud, aga minna sa tea, pärast seda, kui Eesti valitsevad ringkonnad olid andnud oma nõusoleku praktiliselt selleks, et oma mereväe laevad viia sinna Hormuzi väina Iraani juurde, et kas sealt võib siis välja kasvada lõpuks jälle mingi sõda, millesse Eesti on segatud. Aga mis Ungarisse puudutab, siis Ungaris oli, kui nüüd see vahelepõikena selle Trumpi üleskutsega, et NATO riigid aidaku siis tal sealt Hormuzi väina ja või siis seda samust Harki saare või Harki saar, kuidas seda eesti keeles nüüd öeldakse, kutsutakse seda saart, et mis on väga oluline saar, strateegiliselt tähtis. Trump tahab seal USA jalad alla saada ja kutsus selleks appi siis NATO riigid ja Eesti olevat olnud esimene siis, kes sellele vastas. Ungaris ei ole sellele reageerinud, aga sellele Trumpi üleskutsele Ungari, tegelikult on ajakirjanikud esitasid ju Gergely Gulyas siis pressiesindaja, Ungari valitsuse pressiesindaja küsimuse, et kas Ungari oleks valmis siis sellisele üleskutsele positiivselt vastama või oma osavõtu sooviga vastama, siis tema vastas sellele niimoodi, et õnneks Trump ei ole sellist soovi või sellist palvet konkreetselt Ungarile esitanud, aga kui ta seda teeks, siis nad kaaluksid seda, mille peale muidugi, mis oli tegelikult jällegi viga pressiesindaja Gulyasi poolt tegelikult, sest ega Orban ei olnud ka selle väitega niimoodi formuleeritud väitega nõus, vaid ta ütles selle peale sedasi,
et, et see on marhassaag on üks niisugune sõna, mis on seostub veistega, aga marha on veis teatavasti ungari keeles, aga ühesõnaga, et see ei ole pädev vastus sellele küsimusele, loomulikult ei ole Ungaril plaanis, aga ta lähtus muidugi oma vastus selle, ühesõnaga, et idiootsus oli vastus, et see selline, et Ungari kaaluks sellist asja, see on idiootsus, sellepärast, et sellist palvet kunagi ei tule konkreetselt Ungarile. No nii, nüüd on ilm nagu natukene jaedamaks läinud ka, nagu sa näed, ma olen endale paksemad riided selga võtnud, kell on 4 pärastlõunal, niisugusel ajal hakkab juba ilm maa jahtuma, aga kella 12 ja siis või 1, 12 ja 3 ja 4 vahel on ilm päris kena siin Ungaris juba. Et see on omapära, niisugune siinse kliima omapära. Ja see on loomulikult tingitud sellest, et me oleme rohkem lõuna pool kui eestlased ja võib-olla ka siis teised põhja poole jäävad rahvad. No hea küll. Ühesõnaga me rääkisime siis Ungarist, Ungari peale põikasime oma teemadega ja oma eelmistes episoodides olen palju rääkinud ju sellest Ungari-Ukraina suhetest, sest need on väga halvad olnud, kuigi nüüd on need nagu kuidagi nagu veidi nagu natukene ainult tagasi tõmbunud, aga tegelikult mitte kui midagi ei ole tagasi tõmbunud. Ja kui me nüüd meenutame, et see, kuidas Ungari suhtub Ukrainasse, see on Zelenskile vahepeal andnud alust sellisteks ütlemisteks, et see, kuidas ungarlased, Ungari valitsus, praegune valitsus, Fideszi valitsus käitub Ukrainaga, see mitte millegi poolest, tähendab, ühe asja poolest erineb, aga sellest ma räägin pärast, et ei erine mitte millegi poolest siis sellest, kuidas suhtub Venemaa valitsus Ukrainasse, nii et erinevus on ainult see, et Ungarist ei tõuse lendu raketid, ei tõuse lendu droonid Ukraina suunas ja see on ainukene erinevus tegelikult. No nii, nüüd oli samuti juttu sellest, et oli probleem selle Sõpruse gaasijuhtmega on jõutud niisugusele kokkuleppele, mitte Ungari ja Ukraina valitsuse vahel, vaid Euroopa Liidu ja Ukraina valitsuse vahel, et parandamiseks annab Euroopa Liit Ungarile raha ja mitte Ungarile, vaid Ukrainale raha ja Ukraina lubas selle nagu ta ütles, et umbes 1,5 kuu pärast ära parandada. Teatavasti me oleme juba korduvalt rääkinud sellest, et need valimised tulevad 12. aprillil ja väga võimalik on, et selleks ajaks ei ole enam võimul mitte Fidesz ega Viktor Orban, vaid selleks ajaks on juba uus valitsus Ungaris ja siis nagu see Ukraina poliitika, Ukraina praeguste juhtide silmis tuleb ümber kohandada vastavalt sellele, milline valitsus siis on. Nii et kõik on äraootaval seisugal ja sama seisukust paistab valitsevad ka Euroopa Liidus üldse. No siis on veel üks tähtis teema, nimelt Ungari välisministri Péter Szijjártó Moskvas käigud. Neist ma olen ka vist mitmes episoodis rääkinud varemalt, nii et kui sa sellest rohkem teada tahad, siis kuule ka varasemaid episoode ja seal on võib-olla natukene teise rakursi vaadeldud neid samuseid asju. Aga põhimõte on, siis on mitte põhimõte, vaid küsimus on selles, et praegusel hetkel, sellega teemaga seoses, millest ma räägin,
et kui see sõpruse naftajuhtmega probleem pihta algas, naftajuhe sõpruse, naftajuhe õlijuhe, sealt tuleb sellega seda torustikku mööda, siis tuleb Ungarisse ja varemalt oli Euroopasse ka õli, Venemaa õli, natukene on seal sekka ka Ukraina õli, aga gaas tuleb teatavasti Serbia kaudu kuskilt, Türgi, Serbia, ma ei tea, kuidas see marsruut täpselt läheb kui sealt, aga ühesõnaga vahetult, kui venelased pommitasid mingisugust sõlmpunkti, mitte naftajuhet, sõpruse naftajuhet ennast, siis Siarto selle asemel, et Kiieviga läbirääkimise alustada, läks kohe Moskvasse ja kittus kohe Lavrovile või ma ei tea, kas Putinile lausa, ta kohtus Putiniga lausa ja Putin ja see oli selles mõttes eriline kohtumine, et väikese Ungari riigi välisministrid võeti nii kõrgel tasemel vastu Venemaal Moskvas, et Putin siis kinnitas talle, et jätkab siis Ungari varustamist õliga ja muidugi ainult tingimustel, et kui Ungaris saab edaspidigi olema samasugune valitsus, nagu on praegu, kes Moskva ootusi ja lootusi siis ellu viib Euroopas. Ühesõnaga on selle kohta öeldud, et see oleks ju nagu otsene sekkumine Ungari valimistes, kuigi Fidesz niisuguses liinil tulevate sekkumistega ei tegele, nagu ta on harjunud ka kinni pigistama sellistel puhkudel, kui teiselt poolelt siis tuleb kisa sellepärast, et väidetavalt olevat siis Venemaa sekkumas. Ühesõnaga, mida ei saa öelda muidugi Ukraina kohta. Ukrainat süüdistab kõigis nendes asjades, mida kas Ukraina siis on osaliselt tõesti süüdi nendes asjades või siis ei ole üldse süüdi või ei ole Ukrainal midagi nende asjadega pistmist. Et see kummaline käitumine, et valiv kriitika, et selektiivne kriitika, et venelaste puhul on ta valmis silmi kinni pigastama ükskõik missuguste sekkumiste ja spioneerimiste asju, samas Ukrainale pisimatki asja ei andestata. No nii, aga nüüd tuleb siin seda sama teemat nüüd teisest vaatevenklist veidi arutada, sellepärast, et ma sattusin siin uue video peale YouTube'is vahepeal ja see on siis Objektiivis toimunud video, see kajastab siis jälle neid samuseid teemasid, mida mina ka oma podcastis üsna sageli käsitlen, et Ungari küsimust ja nagu ma oma eelmises sellises katkendistes, kus eelnevalt, millest ma just rääkisin, et kui on Ungaris tuleb küsimus alla kriitika, siis kriitikat kahe idapoolse riigiga, Venemaa ja siis Ukrainaga tehakse üsna selektiivselt, siis et Venemaad siis nagu siis pigemini vabandatakse välja kõigest, Venemaad ei kritiseerita, sest Venemaa on suur ja võimas loomulikult ühest küljest küll sellepärast, teisest küljest Venemaa siis võimaldab saada nii gaasi kui ka kütust Ungarile ja selles seda käsitletakse Ungaris millegipärast niimoodi, millel nagu poleks alternatiivi.
aga nüüd, kui selle vahele tulnud asjaga see sammune video avastamine, mida te siin taustal mul näete, et Varro Vooglaid käsitleb seda Washington Posti artiklit infooperatsioonina, siis see on seesamane asi, selektiivne käitumine, nagu käitub Ungari mis vastavalt kas Ukraina või Venemaa suunal. Et ühesõnaga, et infooperatsiooniks seda nüüd nimetada, ühest küljest küll on selles mingisugune moraliseeriv aspekt kulub selle asja juurde ära, sellepärast et kindlasti ei ole teiste telefonides nuhkimine mingi positiivne asi, samas see tegu ise, see käitumine ise, see kuidas omavahel suhtlevad Venemaa ja Ungari välisminister, see osutab millelegi sügavamale hoopis. Nii et Washington Posti artikkel siis räägib sellest, et 2020. aastal olid Ungari välisminister Peeter Szijjártó ja Venemaa välisminister Sergei Lavrov omavahel pidevas telefoni kontaktis, et Szijjártó siis kandis Lavrovile kõik ette, mis toimus Euroopa Parlamendis kinniste uste taga ja siis oluline osa sellest Washington Posti artiklist, infost, mille allikas on siis nagu saladusse jätnud ajakirjanik, et siis venelased olevat siis soovitanud siis niisugust teha Orbanile mingite atentaadikatset, mis oli juba ette predistineeritud nõnda, et see peab läbi kukkuma ka ja ühesõnaga, et selleks, et siis ühesõnaga milleks, teadagi milleks, populaarsuse kasvatamiseks, videosi populaarsuse kasvatamiseks. Ühesõnaga, et ilma, et faktide kohta midagi küsimata, midagi rääkimata, siis räägivad Varro Vooglaid ja Markus Järvisel, et tegemist on infooperatsiooniga, mis oleks justkui selline, et seda kõik ei ole toimunudki niimoodi, et võid sellel on mingisugust tähtsust. Ühesõnaga, et ka Szijjártó muidugi rääkis sellest, et tegelikult, et loomulikult ta oli välisminister Lavroviga omavahelises kontaktis pidevalt ja nad olid omavahel ajastanud teatavaid asju, mis ühesõnaga, et omavahel kokku soovitanud siis Venemaa venelaste tegevust siis Ungari tegevusega. See on niisugune ebamugav teema ühest küljest. Szijjártó ütles, et tegelikult, et loomulikult ta seda tegi, sest ta on kindel selles, et seda oleks ka teised riigid tegema, et peavad kooskõlastama oma tegevust Venemaa välisministeeriumiga. See kõik toimus 2020. aastal veel enne seda, kui muidugi see täiemahuline Ukraina sõda oli alanud, aga loomulikult pärast seda, kui oli juba Krimmi annekteerimine toimunud. Nii et ja lühidalt siis nii palju sellest, aga et faktide enda kohta ja selle tegevuse tausta kohta midagi küsimata, siis Varro Vooglaid ja Markus Järvi räägivad sellest,
et tegemist on infooperatsiooniga. No kui midagi võiks nimetada konservatiivseks, selektiivseks sündmuste mõtestamiseks, siis käesoleval juhul just sellega tegu. Räägi Varro Vooglaid ja Markus Järvi mitte midagi sellest, mis juhtus inkassaatoritega ja mis eesmärgil see sai tehtud, mis oli täielik infooperatsioon, korraldas ju just Ungari võimud. Teatavasti Ungari võimudest, kui me räägime, siis kuna Ungaris on võimul Fidesz juba 16 aastat järgimata, siis loomulikult on tegemist Fideszi poolt inspireeritud sellise infooperatsiooniga, et kui sa minu varasematest episoodidest või muudest allikatest oled sellest juba kuulnud, siis sa tead, millest on lugu, aga kui sa ei ole, siis sa võid vaadata tagasi mõnda minu varasemat episoodi. Seal on juttu sellest, kui mitte liiga põhjalikult, siis sellest, kuidas toimus nende rahavedajate röövimine, et inkassaatorite röövimine. Nimelt oli teel siis Ukraina Ošat Bank läbi Ošat Banki 2 autot 35 miljoni dollari, 40 miljoni euroga ja 9 kilo kullaga läbi Ungari, siis pidid nad minema Ukrainasse, et viia see siis Ošat Bankile, kes siis oli just Austriast toomas, Raiffeisen pangalt toomas oma rahasid. Nii et siis neile tehti haarang, need võeti kinni, kusjuures need videod, mis avalikkuse ette toodi, need olid tehisintellektiga manipuleeritud, mis jätsid mulje nagu, et seda väga hästi kõvad mehed, need terrori võitluse vastase osakonna need, kuidas neid nimeda, kas politseinikud või kes nad olid, eriüksuslased ühesõnaga. Ja siis mitte ainult see ei olnud niisugune oluline detail selle juures, seal oli veel see, kuidas Ungari käitus nende inkassaatoritega, see oli lihtsalt inetu. Neid kuulati üle, neid pinniti, neid koheldi brutaalselt ja lõpuks siis Ukraina sellisele palvele, ukrainlaste palvele, et vabastataks need inkassaatorid, kes saatsid, siis lõpuks nad lasti vabaks, nad viidi, väidetavalt nad olevat kinni silmi viidud kuskile Ungari-Ukraina piirile ja olevat seal piiri juures lahti lastud, et nad läheksid üle, kusjuures autod jäi esialgu varandusega Ungarisse ja need inkassaatorid lasti siis Ukraina poole vabaks, nagu mingi gangsteri filmis. Kas nüüd päris täpselt niimoodi oli seda, kuidas täpselt oli, igatahes sellest teavad rääkida nii Ukraina pankurid ise kui ka teaksid ka ungarlased, kes sellest osa võtsid muidugi. Lõpuks lasti muidugi need, pärast seda, kui ungarlased lasti vabaks, siis mitte ungarlased, vaid ukrainlased lasti vabaks ja need panga autodega, kes kaasa siis 7 meest, tagastati ka siiski 2 autot, aga raha ja kuld jäid Ungarisse. Ja mis eesmärgil, seda teab vaid Jumal, aga igatahes Orban Ungari pool esitas Ukrainale ultimaatumi,
veel enne seda, kui Euroopa Liit lubas rahadega toetada Ukrainat selle naftajuhtme sõprus parandamise asjus, et Ungari esitas siis ultimaatumi, et praktiliselt, et enne seda raha ja kulda tagasi anta, kui siis naftajuhe on parandatud. No nii, Zelenski ütles, et tema isiklikult ei ole sellest huvitatud. Ja kui nüüd Ungari avalikku arvamust küsitleda, siis suurem osa inimestest, nii parempoolsetest kui vasakpoolsetest muidugi kommenteerib seda niimoodi, et see oli Ukraina poolt alatu, et ta peab kinni seda naftatulekut selle sõpruse gaasi naftajuhtme kaudu. Aga samas unustatakse ära, et see naftajuhe on ikkagi läheb läbi Ukraina territooriumi ja Ukraina on iseseisev riik ja Ukraina ise otsustab, mille ta lubab läbi oma territooriumi minna, see peaks olema suveräänse riigi õigus. Aga see unustatakse Ungarist täitsa ära täpselt niisamuti nagu paljudest asjadest, paljud asjad, niisugused olulised asjad unustavad ka siis Varro Vooglaid ja Markus Järveera, kuigi ma ei ole veel seda lõpuni kuulanud, aga ma loodan, et ma saan teiega koos siin natukene seda kuulata ja siis ma püüan seda kommenteerida nii palju kui võimalik, millest räägivad Varro Vooglaid. Igatahes need räägivad infooperatsioonist ja siis, kui on tegemist muidugi, need, kellele on kleebitav silt, et vasakpoolsed ja liberaalid, siis nad räägivad infooperatsioonist, teiselt poolt, mis Ungari teeb, sellepärast, et ta on konservatiivsete väärtustest võitleja riik ja Fidesz on konservatiivide eest võitleja erakond, siis sellest nad ei räägi kunagi midagi negatiivset. Tervist, Fookuses saade taas eetris, mina olen toimetaja Markus Järvi ja teisel pool lauda on Varro Vooglaid. Tere Varro! Tervist! Räägime täna Ungari teemal. Nimelt oled veetnud Riigikogu EKRE fraktsiooni, mõningad teised, mitte täie fraktsiooniga, aga siiski osa fraktsiooniga mõned päevad Ungaris. Ja räägime natukene siis sellest esiteks, mida sa seal tegid, aga räägime ka Ungari erinevatest küsimustest, et siin on ka Eesti meedias rünnatud hiljuti Ungarit erinevate artiklitega, sellepärast et Washington Postist muuseas on välja tulnud järjekordne selline süvariiklik süüdistus sellele, et Ungaris justku oleks jälle mingisugused Venemaa sidemed ja mitte ainult, et Venemaa eriteenistused olevat suisa plaaninud sellist lavastatud mõrvakatset Viktor Orbani suunal sellisel viisil, et siis Viktor Orban saaks võitjana sealt välja tulla ja valimised võita, mis oleks siis otsene sekkumine Ungari valimistesse. Ma mõtled midagi sellist nagu valimiskampaania ajal Trumpile tehti. Ma tahtsin just tulla sinna, et midagi sellist umbes, jah. No nii, kuulsite siis, et kui Markus Järvi seda selles episoodis, mis seal neil Fookuses ilmus, siis hakkas rääkima sellest Washington Posti artiklist, siis ta lisas sinna juurde, et Washington Postis on välja tulnud üks süvariiklik jälle uurimus ja kuidas ta ütles. Esiteks, kui nüüd täpne olla, siis Washington Post, kuigi ta omal ajal oli tõepoolest selline vasakpoole kalduv ja demokraatliku partei huvisid esindav väljaanne, siis praegu pärast seda, kui Trump sai võimule, on Washington Postis juhtivatel kohtadel ja seda toimetavad ja suuremas osas Trumpi-meelsed jõud, nii et
me ei saa öelda kuidagi, et jälle mingid liberastid jälle midagi seal plaanitsevad, liberastid midagi teevad, ei, seal on tegemist ju ikkagi praegu suuremal jaol Trumpi pooldajatega. Mis puudutab Vene luureteenistuste küsimust selle Ungari valimistega seoses, siis tõepoolest on konkreetseid selliseid allikaid või mitte 100% tõestatud allikaid, mis ütlevad, et tõepoolest Siartoga koos pärast seda, kui ta viimast korda Moskvas käis, saabus Ungarisse üks rida, tähendab kolm konkreetset GRU töötajat. Et kes nad on ja kus nad on täpselt, seda mina ei tea öelda. Aga seda räägivad kõik ja seda on kinnitanud ka mõned teised ka väljaspool Ungarit ja Ungari sees olevad isikud. Vabandust, midagi torgib kulku, aga sellest pole lugu. Ühesõnaga ja nii et see ei ole üldse õhust võetud asi, on fakt, et Vene luureteenistused teevad tööd naaberriikides, selleks on GRU loodud ja selleks muidugi, et valimisi mõjutada Ungaris, selleks ei pea saatma Ungarisse Vene luurejaid, konkreetseid GRU töötajaid, vaid selleks piisab ka sellest, et keegi Moskvast mingit Ungari ametkondi või valitsustegelasi, poliitikuid liigutab nagu käpiknukke ja et selline asi toimub, selle kohta on kinnituse leitud küllaga. Nii nagu hiljuti mõne aasta tagasi umbes oli avastatud sõna otseses mõttes Vene häkkerite sekkumine siis Ungari riigi sellesse andmebaasi, aga selle kohta muidugi Ungari valitsus ega Fideszi poliitikud selle kohta midagi ei kriitilist ega halba ei öelnud, et sellist asja ühesõnaga nad ei eitanud ka otseselt, aga sellised kontaktid Vene luure ja Ungari poliitikute ja Ungari arvamusliidrite on sõna otseses mõttes kinnitust leidnud, käiakse Venemaal Venemaa läbi selliste isikutega, kes on kõrgel kohal luureteenistustes ja nii edasi, nii et see ei ole üldse umbluu, et Venemaa luure püüab sekkuda Ungari valimistesse. Ja nagu ma rääkisin sellest Putini enda väljaütlemisest, et kui viimati Siartoga Moskvas kohtudes ütles ta otse välja, et kui Ungaris jääb püsima samasugune valitsus nagu praegu on, siis tal üldse etteheite Ungarile ei ole. Nii et miski saa olla nagu kindlam tunnistus selleks, et Venemaa sekkub kas otseselt või kaudselt või mõlemat pidi Ungari eelolevatesse valimistesse samuti. Aja pärast täiesti terve ja siis neemised, et saaks hakata kogu Lähis-Ida segi peksma Iisraeli mahitusel. Et midagi sellist, ka sarnane joon. Aga tuleme selle juurde võib-olla hiljem tagasi, aga räägime kogemustest Ungaris. Mida te tegite seal ja mis kogemused olid? No me käisime väga lühikesel visiidil, lühikesel aga kurneval. Nii, et pidime olema 4 hommikul ja tulime niimoodi, et pidime olema ka 4 hommikul lennujaamas, mis tõttu praegu ma olen võib-olla natukene aeglane, kuna unetunde on vähe olnud, mitte liigse õlletarbimise pärast, vaid lihtsalt objektiivsetelt reisigraafikust tulenevatel põhjustel. Aga mis me seal tegime? No, see oli lühike visiit ja põhimõtteliselt oli see siis selle Euroopa patriootide poliitilise grupi
liikmeks olevate parteide kohtumine. Esimene selline kohtumine, ma ei mäleta, kuidas täpselt nimetati, esimene patriootide. No ja siis see patriootide grupis kohtumine teatavasti oli CPIC öeldakse jah. See konservatiivide konverents siin Budapestis, kus nad siis käisid, kus olid Martin Helme ja Martin Helme vist rääkis ka, Martin Helme laskis ennast siis Orbaniga poseerida ka ja no ühesõnaga see oli jah niisugune sündmus, mis toimub regulaarselt. Samal ajal on, nagu märkis keegi Ungari kommentaator, et see oli erinevalt, kuigi Orban kires sellel konverentsil väga kõvasti, kõva häälega, et tegime võitjate konverentsiga, et tegime võitjatega, et need konservatiivid, kes seal koos on, need on kõik võitjad, aga samas nagu tema märkis, et see kommentaator, et tegelikult oli see üks kaotajate konverents, sest seal olid kohal kõik kaotanud ja võimult eemal olevad, võimult ära tõugatud või valimised kaotanud poliitikud, samas ei olnud konservatiivide poolelt võitjaid kohal. USA-st ei esindanud Trump küll rääkis videokõnes midagi, aga olevat olnud juttu ka sellest, et ta tuleb isiklikult kohale, aga ei tulnud. Samuti on juttu sellest olnud, et J.D. Vance tuleb isiklikult kohale, aga ta ei tulnud. Võib-olla ta veel tuleb enne valimisi ja räägitakse konkreetselt sellest, et J.D. Vance samuti tahab valimistesse sekkuda ja Fideszi poole peal loomulikult. Nii et samuti oli siin kohal muidugi need siis Brasiilia president, kes oli võimult eemaldatud, siis oli, kellest siis oli veel juttu, keda ta siis see kommentaator nimetas kaotajateks. Ühesõnaga, paljud teised ja need Eesti konservatiivid, kes siin esindatud olid samuti, nende kohta ei saa ka sugugi öelda, et nad oleksid praegu võidukad olnud kuidagi Eestis väga eriliselt nende täht tõusmas oleks. Seda ei saa öelda, pigemini me näeme, et rahvuskonservatiivid kaotavad oma populaarsesse, sest ma ei tea, kas see protsess jätkub või nüüd on juba tõusuteel või hakkab tõusuteele minema, aga nii on praegu seni lugu. No nii, vahepeal on siis õhtu kätte jõudnud ja ma olen tuppa kolinud, nagu sa näed. Need on hoopis teised tingimused. Ma mängiks edasi seda katkendit, kus ma, mitte täpselt samast kohast, kus ma pooleli jäin vist, sest midagi liikus ära, ma mäletan peast täpselt, kuhu see järg jäi. Aga läheme edasi siis. Et selle ma hakkasin kõiki üles lugemagi, aga Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Portugalist, Itaaliast, Tšehhist, Poolast, Lätist, Eestist, erinevate parlamentide liikmed ja ka Euroopa Parlamendi liikmed ja regionaalsete parlamentide liikmed, eks, ja rahvaesindajad, need tulid siis kokku ja said omavahel võimaluse nagu tuttavaks saada. See oli see esimene tasand ja suhteid edendada. Aga teine tasand oli muidugi ka see, et ega ei ole mõtet teha saladus sellest, et Ungaris tulevad peagi valimised ja osalesime ühel sellisel kõnekoosolekul, seal kõik koos, mis siis teenib muuhulgas ka seda eesmärki, et ungarlastel näidata, kui oluline on see, et sellised parempoolsed parteid hoiaksid kokku, tegutseksid ühes koos, et seista
tajuti ühiselt olulist, nii et kui sa küsid mõte oli, siis võib-olla kõige lähemalt selgitatuna seda oli. Avanes võimalus käia ka Ungari parlamendis esimest korda, see on ikkagi väga muljetavaldav koht, et kes on Budapestis käinud ja näinud seda parlamenti väljaspoolt, nagu mina seda korduvalt olen näinud, sellele ma soovitan tungivalt võtta ka ekskursiooni ja vaadata seda seespoolt, sest seespoolt on vaata, et veelgi muljetavaldavam kui väljaspoolt ja väljaspoolt ta juba on ju ülimalt muljetavaldav, et see on tõesti ma ei tea, ma ei ole ju muidugi igal pool käinud, aga ilmselt pole liialdus öelda, et kindlasti üks ilusamaid parlamendihooneid kogu maailmas, et see oli omaette arvamus juba. Ja kahtlemata see pilt, mille sa tegid ja tegelikult sotsiaalmeediasse panid, räägib tõepoolest rohkem kui 1000 sõna. See räägib sellest, et milline on Ungari nägemus oma enda riigis, see räägib sellest, milline on tegelikult ka aristokraatliku kuningriikliku taustaga rahva nägemus riigist. Et see on parlament riigil, mille lõi Püha Istvan, pühak, katoliku kiriku pühak, kuningas ja see on no hakkas jälle pihta see kaamera jama, aga ilmselt oli see valgustusega nagu seotud, et kui on kehva valgustus või liiga mittestandardne valgustus, siis see kammostuudio hakkab mässama. No ja see selleks. No heakene küll. Nüüd siis proovin siis kommenteerida natukene seda, kuna juttu ei olnud, kuna eeldud katkendis ei olnud konkreetselt juttu siis CPEC-ist või konservatiivsusest või kui sellisest, kuigi kui me Markus Järvi kommentaari juurde Vooglaiu jutule tagasi tuleme, siis me märkame, et seal siiski võib rääkida sellest, et jutt kisub konservatiivsuse poole. Nimelt on asi selles, et esiteks meenutatakse siis seda, et Ungari on vana kuningriik, kuigi parlamendihoone Ungaris ei peegelda mitte üldsegi kuningriigi traditsiooni ja ammugi mitte Püha Istvani traditsiooni ennekõike. Nii et kuningas Istvan ei olnud mitte püha ja ta ei esindanud ka madjareid esmajoones, sest kui tema eluviise ajaloolase pilguga vaadatakse, siis saab üsna pea selgeks, et tegelikult elas üsna paganlikku elu ja tema veendumused ei olnud üldsegi kristlikud ja tema eluviisid ja käitumine ei olnud üldsegi kristlikud, vaid pigemini paganlikud ja tema ristiusu poole pöördumine oli tegelikult poliitiline samm. Ta valis ristiusu omale selliseks kilbiks, mille taha ta siis sai peituda ja mis on niisugune nagu poliitiline agenda, mille taha ta sai ennast peita ja siis esines kristlasena ja tegelikult tema kohta räägitakse nii mõndagi. Küll aga tema poeg Géza oli tegelikult esimene ristiusu kuningas, võib öelda niimoodi Ungaris. Mis aga puudutab seda väidet, et Istvan oli kuidagi nagu madjarite kuningas, kuigi ta pärineb Arpadite soost, vürst Arpadist, tema elu ja tegevus ei peegeldunud üldsegi ju mitte madjarite huve ja tema kuningriigi rajamine või Ungari ümbertegemine kuningriigiks, kristlikuks kuningriigiks ei olnud üldsegi ju madjarite huvides, vastupidi, ta pidi selleks madjarid alistama ja sõjaga alistama
ja ta tappis Madarit täpselt niisamuti Ristuse nimel, mida ta ise ei uskunud, Kristuse nimel, keda ta ise ei uskunud, ja nagu seda tegi Läti Henrik ja need ristisõdijad Eestis 13. sajandi alguses. Nii et me ei saa kuidagi väita, et ta oleks olnud nagu Madarite kuningas ja et ta oleks olnud nagu kuidagi eriliselt kristlane ja kristluse maaletooja ja niimoodi kristluse propageerija, nõnda nagu seda on mõned evangelistid või siis missionäärid olnud erinevates maades. Koguni võib väita seda, tähendab, seda väidavad väidan seda mitte mina, vaid seda väidavad mitmed ungarluse eest seisjad, kes või Ungari patrioodid, päriselt patrioodid, ma ei pea silmas mingit poliitilist fraktsiooni, kes kannab patriootide nime, vaid tõeliselt need, kes tõepoolest on patrioodid, oma rahva huvide eest seisvad inimesed siin, et tegelikult kuningas Istvan ei olnud tegutsenud üldse Madarite huvides. Üle poole tema sõjaväelastest, kellega ta oma endale kuningriigi siis alistas, ei olnud üldsegi Ungari päritolu inimesed, vaid seal oli väga suur hulk sakslasi ja Saksa ja Itaalia munkasid ja see munk või see preest, vaimulik ühesõnaga, keda ungaripäraselt hüütakse kellertiks, keda siis peetakse siis Ristuse maalede jaoks Ungaris, tema oli tegelikult Itaalia päritolu ja siis oli väga palju pärast seda, kui Istvan ristustas Ungari, hakkasid maale voolama tohututes rahvamassides siis need saksa päritolu mungad ja asutati saksa päritolu kloostreid ja sellel oli omajagu põhjus ka selles, et siis Istvani abikaasa oligi Saksa kuningasoost Saksa printsess, ühesõnaga Saksa päritolu printsess. No, mis aga Ungari parlamendi hoonet puudutab, siis see ei peegelda mitte kuidagi siis seda Ungari kuningriigi võimu egagi siis Püha Istvanist traditsiooni, võib-olla kaudselt kõik asjad meenutavad, mis Ungaris on, muidugi neid traditsioone, aga kui me nüüd neid sõna otseses mõttes vaatame, siis tegelikult ehitati see parlamendihoone 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguseni kuskil rohkem kui 20 aasta vältel ja selle autor on arhitekt Imre Steindl ja see ei seostu rohkem kuningriigi traditsiooniga kui ainult nii palju, et tol ajal oli veel Ungari, Austria-Ungari monarhia koosseisus ja Austria keiser siis Franz Josef või Ferenc Josef, mis ta nimi oli. Ühesõnaga, tema oli siis ma võin segi ajada praegu. See pole tähtis. Tähtis on see, et tema Austria-Ungari keiser oli siis ühtlasi ka Ungari kuningas. Muidugi ta oskas natukene ungari keelt ka ja ta võttis seda asja natukene rohkem tõsiselt, et ta on ka Ungari kuningas, kui Leonid Brežnev omal ajal, et ta on ka Eesti, kuna ta on Nõukogude Liidu
oli Nõukogude Liidu siis peasekretär, mis tähendas kõige kõrgemat isiksust, kes oli ka nagu peaaegu keiser ja siis tema oli ka nagu see otsene valitseja ka Eesti jaoks, umbes samas mõttes, aga tema ei osanud eesti keelt. Erinevalt sellest Austria keisrist, kes siis oskas natukene, paar sõna vähemalt, mõned sõnad ikka oskas ungari keeles, seda austusväärseks seda, et ta saab olla Ungari kuningas. Aga tema oli Habsburg ja Habsburge madjarid ei armasta, nii et nad ei ajanud madjarite asja ja see ehitati just sellel perioodil, see parlamendihoone ka. Ma mõtlesin, et see oli omaette elamus juba. Jaa, kahtlemata sa tegid ja tegelikult sotsiaalpoolest rohkem kui 1000 sõna. See räägib sellest, et milline on Ungari nägemus oma enda riigis, see räägib sellest, milline on tegelikult ka aristokraatliku kuningriikliku taustaga rahva nägemus riigist. Et see on parlament riigil, mille lõi Püha Istvan, pühak, katoliku kiriku pühak, kuningas ja see on meie riik, see nii-öelda see pilt karjub seda või näitab seda tegelikult välja. Et siin aetakse asju sellisel viisil, kui sa sisened siia, siis see on see meie riigi lähenemine või riikliku identiteedi olemus siin. Ja midagi pole nagu öelda, et tõepoolest see nagu tuleb üha rohkem ja rohkem välja nagu erinevates küsimustes, et Ungari on näidanud ennast tegelikult iseseisva riigina, kes tegelikult mitte ainult ei ütle ennast iseseisvaks olevat, vaid tegelikult ikkagi räägib ja teeb seda, mida ta räägib. Et ütleb Orbani ja teiste juhatusel seda, et meie seisame enda riigi. See on selline tänapäeva Euroopa üldse, eks ju, huvide eest. Nii, mitte sellega, et lähme ja ma ei tea, nii nagu läheb ja paneb 10 miljardit päevas hakkama kuskil Iraani vastases sõjas. No nii, eelneva salvestuse kehvale kvaliteedile vaatamata, siis oli ära tunda, kuivõrd suures vaimustuses on Ungarist, eriti Markus Järvi võib-olla, et need kiidusõnad ja kiiduavaldused ja kestvad kiiduavaldused, need lihtsalt on nii kestvad ja nii pidevad, et tegelikult kes tunneb Ungarit, kes on siin elanud ja teab, et kui vale see kõik on, sageli räägivad inimesed Ungarist, kes ise Ungaris elab või siis käivad mõnikord juhtumisi siin, nagu praegu see Varro Vooglaid, et jah, see kõik on nagu tekitab nagu sellist sellise imeliku tunde, väga imeliku tunde. Et mu video kvaliteedid lähevad paremaks, aga paistab, et see sugugi mitte nii ei ole, ikka eelmine videoklipp läks jälle kehvasti, nii et see ma ei tea, kas see rakendusega või see minu arvuti, minu kompuuteri lihtsalt ei kanna seda programmi nii hästi või milles on asi, ma ei oska öelda, või on see probleem see, et siis ei ole tasuline variant sellest rakendusest ja see võib olla kõige põhjuseks. No, kokkuvõtlikult võiks siis nimetada neid niisuguseid tehnilisi appse Microsofti rakendustesse sisse programmeeritud sigadusteks,
millega üks on nendest OneDrive, mis alati tahab kõik failid alla laadida Windows 11 peal. Mul on see programm Windows 11 ja mul ei ole vaja neid jäädvustada. Mul paljusid selliseid faile, mida ta tahab kõiki jäädvustada ja alla laadida. Mul ei ole vaja neid jäädvustada, aga ta teeb seda ikkagi, nii et ma ei tea. See on üks asi, see on teine asi, et see samane Camo Studio ilmselt püüab mult välja meelitada sellega, see on sisse programmeeritud kuidagi, see robot või mis asi see seal niimoodi manipuleerib neid programme seestpoolt, et ma oleksin nagu sunnitud ostma seda programmi, et siis kui ma tasuta tahan kasutada seda, siis ei saa kvaliteeti. Aga ma ei tea, ma jätan praegu selle arvustamise võib-olla sinna paika. Üks on selge, et millega ma tahtsin lõpetada, on veel tulemas, ma vaatame, kas me saame. Ja ühesõnaga lõpetada ma tahtsin seda seekordset episoodi sellega, et kui te märkasite, kuhu ma jõudsin välja selle Objektiivi saate kommenteerimisega, kus ma siis lasksin kuulda ka asjaosaliste hääli selles viimases klipis, siis mainis Markus Järvi, et selle Orbani kiidusõnade keskele, et see kõik, mida Orban teeb, on revolutsiooniline. Nii et mulle tundub see ülimalt kuidas nüüd öelda, tähtis, et ta sellele tähelepanu osutada. Kui me Markus Järvi varasemaid episoode vaatame, siis nendes on sageli just märgata seda, et ta räägib revolutsioonilistest liberaalidest ja revolutsioonilistest vasakpoolsetest ja ühesõnaga nendest tegelastest, kes tahavad igasuguseid uuendusi ja uut normaalsust tuua. Seekord on revolutsiooniline tegelaskujuga siis Orban Viktor tema sõnade järgi, sest selles saates ta tõepoolest mainis seda, et see on revolutsioonilisus ja seda ta mainis muidugi CPEC-iga seoses, aga selle juurde kohe. No nii, siin sa näed ühte raamatut, mille pealkirja on eesti keeles oleks siis liberaalfassism, see Udu kogustab natukene siin ära, ma proovin kohe muuta seda filtrit, aga no nii, nüüd ei muuda ta seda taust ära. Liberaalfassism eesti keeles oleks, see on, ungari keeles on väga sarnane see pealkiri. Selle autor on Jonah Goldberg, kes on siis kirjutanud ka raamatu lääne ühiskonna allakäigust, enesetapust ja tema on selle juba tegelikult juba peaaegu 20 aastat tagasi või 18, täpsemalt 18 aastat tagasi või 17 aastat tagasi kirjutanud sellise raamatu nagu liberaalfassism. Ja tema räägib sellest, et tegelikult et seda kõik ümber jutustada praegu on väga raske ühesõnaga ja ühes lausega seda ei saagi, aga et tema räägib, kui fassism ei ilmu igal pool niisugusena, nagu ta ilmus möödunud sajandil Itaalias ja Saksamaal, et siis Saksamaal oli fassism ja Saksamaal oli natsism ja fassism ei saa ilmuma igal pool ühtemoodi. Nii et Ameerikas, kui peaks tema sõnul, kui Ameerikas
saab fašistlikuks, siis see on niisugune smiley naeratusega fašism, see on teistmoodi fašism, kui see on Euroopas olnud möödunud sajandil. Tegelikult umbes 100 aastat on möödas sellest, ligikaudu ümmarguselt 100 aastat on möödas sellest, kui tekkis fašism Euroopas või hakati rääkima fašismist. Esimene peavašist oli siis Mussolini ja Mussolini kohta nii palju, et tema oli ka sai väga hästi läbi Leniniga. Ja ta oligi alguses sotsialist ja ta oma elu lõpuni tunnistas, et ei sotsialistiks. No nii, Saksamaal natsismiga on sarnane lugu, aga selle juurde kohe. Ka Hitler alustas sotsialistina ja ta hiljem alles siis sai temast nats, aga see protsess kõik ei toimunud muidugi päevapealt. Aga mida siis tahab see Goldberg öelda, on see, et läbikäik parempoolsuse ja vasakpoolsuse vahel on väga õhuke, ühesõnaga see vaheuks nende kahe voolu vahel. Nii et suurema tõenäosusega võib ühest paduvasakpoolsest saada fašist, kui saab näiteks üks ennast parem kesk erakonna liikmest kunagi võib saada see samune. Umbes midagi niisugune teooria on siis sellel Goldbergil, see tähendab, ta viib selle veel kaugemale, et sotsialistidele lisaks räägitab progressiivideks ja progressiividest on samuti kujunenud siis see fašism, liberaalfašism, mida ta räägib, ja see on Ameerikas olnud Woodrow Wilsoni ajast ja seda on edendanud ka Franklin ja seda on praktiseerinud ka Franklin Roosevelt. Ja see ajalooline taust, milles nad elasid, sarnaneb vägagi praegusele tänapäevasele. Et kui me paljusid neid peatükki loeme, siis me nagu loeksime tänapäevast. Kui me nende asjade kohta loeme siis me võime tunda ära seda, mis toimub praegu. Tegelikult need sündmused toimusid 100 aastat tagasi, aga sarnasus on nii ilmne, et seda on võimatu mitte märgata. Nüüd, kui mõni väidab, et inimene õpib ajalugu selleks, et tulevikus neid samu vigu mitte teha, siis on siis see inimene, kes seda usub tegelikult ka, see on ilmses eksituses, vähemalt niimoodi tundub küll. Sest inimkond kaaldub vägagi vigu tegema ja mitte õppima nende eelkäijatest ja see on nii tüüpiline kogu inimkonna ajaloole, et kui me vaatame juba ja mitte ainult see ei puuduta üldse mitte teaduslikku maailmamaadet, see puudutab ka religiooni, see puudutab inimeste usku, sest nagu me piibliski lugeda võime väga sageli Iisraeli välja valitud rahvas, nagu piibel ütleb, Vana Testament räägib sellest, Uus Testament ei kummuta ka seda väidet, et Iisraeli rahvas ehk juudid on siis välja valitud rahvas ja siis väga sageli nad unustavad ära prohvetite manitsused, nad ei käi prohvetite järgi, piibel räägib sellest, kogu piibel on selle peale üles ehitatud, alguses on Toora, edasi on see juttu sellest, prohvetites on peamiselt juttu sellest, kuidas Iisrael selle Toora järgi ei tee. No jah, aga see on sama ju toimub selle tänapäevases maailmas, nüüdisajal inimene ei ole muutunud selles suhtes, kindlasti kohe mitte.
inimene on sotsiaalmeedia tulekuga läinud ainult laisemaks, ta ei viit, tehisintellekti tulekuga veelgi laisemaks, ta ei viitsi enam ise mõelda ja jätab oma mõtlemise masinatele, nii nagu ta omal ajal tegi, et ta ei tahtnud ise füüsilist tööd teha ja selleks leiutas masinad, et masinad teeksid tema eest füüsilise töö ära, nii on inimene läinud nüüd nii laisaks, et enam ei viitsi mõtelda ka, et laseb masinatel mõtelda ka. Kuhu selle kõik välja viib, no mitmed keda võib prohvetiteks või siis ka valeprohvetiteks pidada, on rääkinud sellest, et see lõpuks viib see välja selleni, et masinad võtavad võimu üle inimesele ja inimene lõpuks degradeerub nõnda, et ta sureb välja praktiliselt. No, kas see toimub, muidugi see on ise küsimus. No nii, ja eelnevat juttu siis silmas pidades tekib kohe küsimuse, kuna me rääkisime siin peamiselt konservatiivsetest kanalitest, konkreetsest konservatiivsest kanalist, konservatiivsest liikumisest natuke ja ka siis sellest üldse lõpuks jõudsime sinnamaani välja, et konservatiivsest revolutsioonist, millest Markus Järvi räägib, kus juures toimub ka teistsugune revolutsioon ja tegelikult ma imestan, et niisugused katoliiklased nagu Järvi ja Vooglaid räägivad üldse revolutsioonist, sest katoliikluse, konservatiivse katoliikluse ja selle õigeusklik, mitte õigeusklik on, see on halb sõna, aga päris katoliikluse seisukohtade järgi siis igasugune revolutsioon on taunitav juba alates Prantsuse revolutsioonist, võib seda mainida katoliku, mis toimuski tegelikult nagu katoliku revolutsiooni järgi ja valgustusajastu on just selle poolest kuulsaks saanud, et ta viis inimkonna siis tema religioosse tuleviku suhtes täieliku pimedusse, et see, millest Tammsaare Tõde ja õigus räägib, et Jumal on surnud, et tegelikult on see põhisõnum ka nagu kogu valgustusajastule ja sellest ajast saadik, kui on need revolutsioonid ja inimkonna niinimetatud areng toimunud, et inimkond on püüdnud lahti saada Jumalast ja ise istuda troonile Jumala asemele. Ja see toimub tänase päevani. Aga ma tahtsin seda sellega seoses, seda mainida sellega seoses, et siis konservatiivid, tänapäeva konservatiivid, need parempoolsed konservatiivid on sageli väga kirju mass, kes on ma ei või pead väita, kus anda selle kohta, et väidaks midagi niisugust, et kõik nad ongi tulnud kuskilt vasakpoolsetest ringkondadest, paduvasakpoolsete hulgast, aga tõsi on see, et me ei tea, kus nad on tulnud, igatahes ilma igasuguse kindla maailmavaatete inimeste hulgast on need tulnud, kes on mulle vähemalt paljud, mitte kõik, ja neil nagu, nad ei kujuta nagu teistmoodi elu üldse ette, aga sellest nüüd kohe. Ja kõik see olukord nagu meenutab nagu seda 90. aastate algust, kus ühiskond tuli siis Nõukogude Liidust ja kõik olid vasakpoolsed, vähemalt oleks pidanud olema need teoreetiliselt, sest riik ootas neilt seda, tegelikult ei olnud kaugeltki mitte kõik vasakpoolsed ja tegelikult oli see võib-olla isegi nagu mingis mõttes nagu pealispind, et värvi poolest oleme punased, seest aga valged, nagu redisse moodi inimesed kõik ja
noh, mida ma sellega tahan öelda, seda, et noh, kummaline olukord ja siis toimus selline pöördumine, suur pöördumine paljud inimesed pöördusid usku järsku, neist kristlased äkki ja noh, kas need konservatiivid ka kohe, aga see on eeldus sellele, et ühiskond muutuks konservatiivsemaks ja parempoolsemaks, vähemalt lääne mõistes, et siis selleks peab läbima teatava kristliku etapi nagu, kuigi noh, igasugune selline poliitiline tegevus viitab sellele, et tegeletakse maiste asjadega, maiste küsimustega, nende küsimustega, mis inimesed siin, nende asjadega, nende probleemidega, millel inimestel siin maises elus kokkupuuteid on, aga võib-olla ainult need probleemid puudutavad kaudselt, võib-olla igavese elu küsimusi ka, aga ainult kaudselt. Aga noh, ma tahtsin öelda seda, et see on niisugune sarnasus, aga see jutt läheb niimoodi pikalt, ma mõtlen, kuidas saaks seda lühidalt ära ütelda, mida ma ütelda tahan. Et on siis kuskil 15-20 aastat pärast seda, kui siis see kõik toimus, ühiskond läks hurraaga kapitalistlikuks, nii nimetatud, võib-olla me kõik on näiliselt kapitalistlik, võib-olla nad ei olegi veel oma sotsialismist loobunud või inimesed sageli, aga noh, suur muutus on toimunud ja 15-20 aastat pärast seda tekkis nagu tüdimus ja küllastumine kõigest sellest, mida selles postsotsialistlikus ühiskonnas sees läbi on elatud ja see on viinud uute maailmavaadete tekkimisele. Üks nendest on samane liberaalfašism tegelikult, kuigi see on tekkinud Ameerikas, see kirjutatud see raamat ja Ameerika näitel, seal on väga palju Euroopale muidugi viitavata, aga no sellest kohe. Inimesed tüdinesid siis sellest postsotsialistlikust ühiskonnast ka ja nagu kui ma lugesin seda Orbani elulugu ja Joosef Debreceni raamatut, noh, biograafiat, et Orban rääkis sellest, et kuna nüüd vasakpoolsed olid võimul 40 aastat järjest või palju siin Ungaris olid 50 aastat, ikka 40, ikka 30-40 aastat järjest, et siis vähemalt sama palju peaks võimule, sama pikaks ajaks peaks võimule jääma nüüd parempoolsed, et nagu tasakaalu huvides, et see oleks nagu õiglus, et noh, tegelikult paljugi sellest on nüüd juba nagu isegi läbi teinud, aga see on 16 aastat ainult see, mis on, noh, kokku eelmise võimuloleku ajaga isegi võib öelda, et 20 aastat, aga noh, ikkagi veel vähe sellega võrreldes, mis Kadar oli võimul, Jaanus Kadar ja siis noh, no nii, aga ühiskonnas jälle mitte ainult Orban Viktor. No ja muidugi pärast seda tüdimust muidugi tekkisidki niisugused inimesed, nagu kerkisidki esile niisugused inimesed nagu Martin Helmed ja Mart Helmed ja siis no ma ei tea, kes veel, Viktor Orbanid ja no võib-olla ka Donald Trump, ei saa ütelda, Donald Trump on erikuju, aga see, mis Ameerikas toimub, sellel on sarnased asjad olemas sees nende liikumistel, mis seal toimuvad, poliitilistel liikumistel ja need elemendid on seal ka kõik olemas, aga need lihtsalt väljenduvad vastavalt ühiskondlikule siis iseloomule siis teistmoodi ja no on tekkisid need ja mis nüüd kõik ei lähe libedalt, nagu on arvatud,
ja paljudes inimestes, paljudes konservatiivis, paljudes, kes selle Martin Helmetega ja Viktor Orbanitega siis kaasa läksid, on nüüd hakanud neist tüdinema, võib-olla Eestis veel mitte nii palju, sest Eestis ei ole need konservatiivid päris võimu maista saanud, nii nagu Ungaris, kus Viktor Orban juba 16 aastat võimul on olnud. Ja nii nüüd tekivad juba Ungaris näiteks nagu seeni pärast vihma need Peeter Madjarid, et noh, mingisugune selline liikumine, tekib tüdimus, siis ühtedest, no siis tekib järgmistest need, kellel tüdimus tekkis ühtedest, siis nemad oma närimiste ja jalgalus urgitsemistega siis lõhkusid nonde jalgalust ja siis tulid, said siis lõpuks, no nii kaua uuristasid, kuni saidki võimule, siis nad olid võimul pikka aega, olid õnnelikud ja siis ükskord taipasid teised, et nii kaua kuni nemad on seal õnnelikud, kes need Martin Helmed ja Viktor Orbanid või Mart Helmed ja Viktor Orbanid või kes tahes, nimetagem neid kuidas tahes, ja siis tulid esile sellised, kes nende jalgalusid hakkavad urgitsema. Ja see protsess on ja nii kaua urgitsevad tõenäoliselt, kuni nad pjedestallilt maha kukutavad või need isikud pjedestallilt maha kukutatakse. See kõik ongi reaalpoliitika, nii et reaalpoliitika, mille algust siis seostatakse Bismarcki nimega, aga ma olen väsinud täna, sest praegu on kell 1 öösel, kujutate ette, ma olen vahepeal jamanud, ma olen vahepeal süüa teinud, ma olen vahepeal siin proovinud neid teha, siin vahepeal jälle streikis Kama stuudio, vahepeal ei streik, ma ei tea, mille see häda, ja ma ei jõua ära korrata, et ma ei tea, mis häda see on, mis probleem see on, aga no ühesõnaga jah, siis aga kui ma lõpuks tahtsin välja, mida ma tegelikult ainult tahtsin öelda ja kõige selle pika jutu asemel oli see, et ma tahtsin öelda, et ilmselt konservatiivid, need, kes praegu tegutsevad, need ei loe oma klassikuid ja noh, minu arvates see liberaalvassismus enne seda, kui sellisel kujul, kus see konservatiivne liikumine tekkis, et Eestis vähemalt ja Ungaris ka ja Ida-Euroopas üldse võib-olla, Euroopas ka võib-olla üldse, et selline noh, olukord nagu praegu on, tundub, et nad ei loe oma klassikuid, sest nad teevad täpselt seda sama asja praegu, millest nende klassik või noh, kas teda võib klassikuks nimetada, aga ma arvan, et ikka liberaalfassismi autor, liberaalfassismi pealkirjaga raamatus kirjutab sellest, et jah, et kõik see või palju asju neist ühte mingisugused jah, sellised heureka efektile rajatud politiseerimine, et Eureka leidsin mingi võtme, kuidas maailma sündmustele vaadata ja rakendan seda kõikjal, kus võimalik ühesõnaga või teisest küljest vaadatuna siis mingi koodi leidsin, millega saab või sablooni, mille kui ma selle peale panen ükskõik millisele maailma sündmusele, ma leian vastusse täpselt seda, see lihtsustatud maailma käsitlemine, täpselt seesama oli see, mis toimus 20. sajandil, kui tekkisid igasugused totalitaarsed ideoloogiad, täpselt seesama oli siis bolševismiga, täpselt seesama oli siis natsionaalsotsialistidega
lihtsustatud pilt, lihtsustatud maailmapilt, hästi lihtne kõik, olid sotsialistid, kommunistid rääkisid, et on bursuid, kes on süüdi kõiges, fašistid rääkisid, et jah, intellektuaalid on süüdi kõik, haritlased on süüdi kõik, et tööinimest ei austa, sest Itaalias oligi ju, Mussolini liikumine oli ju rajatud ju töölisliikumine täitsa, noh, ja sõjaveteraanide ja tööliste liikumine, mitte ainult tööliste, vaid sõjaveteraanide liikumine. Ühesõnaga austusväärne oli inimene, kes tegi oma jänese kätega tööd ja sarnane lähenemine oli ka natsionaalsotsialistlikul liikumisel, sarnane oli lähenemine ka kommunistlikul liikumisel. Stalin oli küll vasakpoolne, aga ta oli rahvuslane samas, aga ta ei tegelikult ja ma ei ütle, et ta üks grusiin selles suhtes, et see poliitilises mõttes oli Stalin igatepidi venelane ja seda sellest, et vene rahvas praegu Putini võimu all igati austab Stalinit, kuigi nad ilmselt tunnistavad seda, et küllap ta tegi vigu, aga nad ikkagi austavad.